aga siis Mhm. väga hea. Alustame siis filmimisega, nagu ma ütlen, et selleks, et edastada seda koosolekut võimalikult teistele koolidele ka sellest, mis me räägime. Mitte selleks, et midagi filmida. Ja kui keegi midagi küsib, siis saab kohe küsida, et pole mingit vahet, ei pea ootama koosoleku lõppu, kui küsimus on. Aga siis ma alustaks võib-olla siis selle tutvumisringiga ja alustan iseendast. Minu nimi on Nikon Videv. Ma esindan Avara tuuleparki, olen ühtlasi Avara tuulepargi direktor ja Merestimide instituudi teadur. Et põhimõtteliselt mul 2 niisugust tooli on, kus ma siis jutustan. Et täna tutvustan teile mängu ja seotud need aktiivsused, milleks me oleme seda koosoleku kokku kutsunud. Ja palun, Kristjan, jätka tutvumisringiga. Ja ma tegelikult nii kaua, kui sa korra välja hüppasid, natuke juba tutvustasin ennast, aga ma võin korrata, et ma olen Kristjan Tabri, töötan Tallinna Tehnikaülikoolis, ametikohaks on professor ja enamus aega ma veedan Saaremaal meretehnoloogia kompetentsikeskuses, kus on siis ka Baltimaade ainus mudelkatsebassein, kus meil on siin võimalik erinevaid merekonstruktsioone katsetada. Ja selle projekti lõpptulemus peaks siis ka olema see, et need edukamad koolid või need edukamad rühmad ehitavad meil midagi valmis ja tulevad meie basseini siis neid süsteeme katsetama. Okei. Aga kas keegi veel tutvustab iseennast? Imsis oled? Mina võin kohe ära teha. Tere, mina olen Brett Paas Kuressaare ametikoolist, väikelaeva ehituse erialade mentor ja mina ja Andrei siis oleme võtnud sihiks, et me tuleme välja enda poistega. Andrei, äkki sa siis tutvustad ennast kohe järgmisena? Tere, mina Andrei, Kuressaare ametikooli väikelaeva ehituse õpetaja. Ja siis olen siis abiks meie poistel selle projekti raames. Väga meeldiv. Nii, tere, mina tutvustan ka ennast. Mina olen Krista Berban-Nõo reaalgümnaasiumist ja huviline selles mõttes, et tahame ka oma õpilastega sinna välja tulla, et olen ise inseneeriaklassi klassijuhataja ja samas ka uurimistööde koordinaator, nii et nagu kahepoolne huvi selle teema vastu. Väga meeldiv, tänud. Tõnu. Nii, kas Tõnu jättis kogemata mikrofoni sisse lülitamata või hetkel ei räägi? Pani chati peal, kui ta küll. Arusaadav, suured tänud, Tõnu. Olgu, siis alustame meie infopäevaga. Ma siis panen esitluse käima ja täna käime esitluse formaadist nagu kogu seda võistluse läbi, natuke tutvustame, räägime korraldajatest ja siis näitame ka videot eelmistest aastatest. Pärid. Siis niimoodi. Nüüd peaks olema suurel ekraanil see asi, jah? Noorte ujuvtuule teaduskonkurss, et põhimõtteliselt sissejuhatuseks, et me lõime seda, et kaasata noori taastuvenergia valdkonda. Eesmärgiks me peame, et kriitimise mõtlemise arendamine nagu muidu, nagu ikka, loovus, innovatsioon erinevate koolinoorte seas. Me arvame, et see
pakub noortele võimalus katsetada ja käega katsuda taastuvenergiat, nende lahendust, millest erinevatest uudisnuppudest räägitakse. Aitab arendada ka neid oskusi ja käega katsuda, vaadata neid võimalusi, millega nagu igapäevased suuremad ettevõtted, suuremad insenerid kokku puutuvad. Ja muidugi ka võimalused koostööks, koolide vaheliseks koostööks, kuna meeskonnad nagu suhtlevad teineteise vahel, siis need ka seal kindlasti juures on. Muidugi jah, näitame teile iseendast, peame ennast eksperdina ja valdkonna spetsialistidena, et kindlasti loodame, et selles sündivad ka mõned võib-olla uurimistööd tulevikus, võib-olla uurimistööde teemad, võib-olla suudame kuidagi rohkem näidata seda TalTechi elu, Tallinna Tehnikaülikooli laiapõhisust ja võimalusi Kuressaares. Ja kindlasti nagu eelkõige me näitame sellega tuleparkide võimaluse maal ja merel, et ei ole ainult maatuulikud, on täitsa olemas ka meretuulikud ja meretuulikuid on võimalik ka niimoodi väga lihtsalt erinevatest klotsidest nagu kokku panna, et see on nagu see suund, mida me tahame noortele avada. Ta ei peaks olema see hiiglaslik tuulik kuskil väga kaugel, vaid ta tegelikult on käega katsutud. Korraldajatest, et Avara tuulepark, et oleme konsortsium arendajatest. Oxan Prantsusmaa ettevõtte, Snow Prantsusmaa finantsettevõtte ja Ocean Connect. Ettevõtted panid pead kokku selleks, et ehitada ja arendada Saaremaalt 60 kilomeetri läänes asuva avamere tule innovatsiooniprojekti. Mis sellest saab, et saab sellest kindlasti tulepark, ujuvundamendiga tulepark, hakkab nii võimsusega olla umbes 60 tuulikut, umbes 900 megavatti. Ja tahame Eestile pakkuda taastuvenergiaga tuge selleks, et meie elektri hind alla kergiks ja oleks tavalistele inimestele kättesaadav. Siit edasi äkki, Kristjan, natukene sinu slaide siin. Paar sõna. Jah, et mina siis, tähendab selles projektis partneriks on Tallinna Tehnikaülikool ja peamiselt Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaares asuv kolledž. Kolledž on inseneriteaduskonna all, mis tähendab, et me peamiselt oleme fokusseeritud erialadele, mis kaasavad endas inseneeriat ja meie peamine fookus on siis merendusele ja sinimajandusele. Õppekavades, mida me pakume, meil on rakenduskõrghariduse kava meretehnika ja laevaehituse alal, siis meil on nüüd arvestades, mis meie ümber toimub, mis on need moodsad suunad, on, et väga palju tegevusi on liikumas merele. Selle katmiseks on meil siis kestlike sinimajandustehnoloogiate bakalaureuseõppekava, kus me siis õpetame kõiki sinimajandusega seonduvat. Ja magistrikavana on meil siis ka meretehnika magistriõppe, kus siis need, kas kes on laevaehitust õppinud või sinimajandust õppinud ja bakalaureuse kraadi tasemel saavad siis edasi liikuda meretehnika õppimisel, et saada palju põhjalikum ülevaade ja arusaam nendest meetoditest ja tööriistadest, mida meretehnikas kasutatakse. Äkki paari sõnaga avad, mis on see sinimajandus, nagu nii keeruline sõna minu jaoks? No sinimajandus üldiselt, ta on tegelikult Euroopa Liidu tasemel defineeritud sektor ja ta hõlmab kõiki tegevusi alates kaldas kuni selleni, mis on merel, et ütleme näiteks rannikuturism, sadamateenused, meretransport, laevaehitus, avamere energeetika, need on kõik sinimajanduse sektorid. Et on selline suhteliselt lai temaatika,
kus iga huviline peaks suutma endale selle huvipakkuva jupi või sektori või tööala leidma. Suured tänud. Aga siis ma liigun selle meie konkursi juurde tasapisi ja konkursi ajakava juurde. Et põhimõtteliselt konkurss, mida me tahame kooliõpilastele pakkuma koostöös TalTech Kuressaare kolledžiga koosneb 3 etapist. Esimene etapp on simulatsioonimäng, mis me arendasime Poolas. Et see on niisugune enne seda, kui koolilaps saab aru, mis üldse see ujuvfundamendiga tuulik on. Enne seda, kui ta nagu hakkab aru saama umbes enam-vähem seda füüsikat, ballasti, raskusi, kuidas nad vastandikku teineteisele mõjutada, selleks, et tekitada niisugune käega katsutav moment, oli arendatud simulatsioonimäng, mis annab võimaluse katsetus-eksitusmeetodil nagu ehitada niisugune tuulikule vundament, mis kestaks ja oleks lainete peal ja jääks püsima. Et ma praegu lasengi video teile sellest mängust ja et paremini näidata seda üks hetk. Jep. Media player. Ja nüüd peaks olema see video. Et mäng iseenesest näeb välja sellisena. Põhimõtteliselt mind on kuulda ka, jah? Ja, on. Väga hea. Hääl ei läinud sinna. Et põhimõtteliselt jah, igale osalejale, isegi mitte meeskonnale osalejale tekitakse ligipääs sellele mängule, et põhimõtteliselt laetakse seda arvutisse ja osaleja saab lihtsalt panna kokku niisuguse vundamendi tuulikule. Siis 3 etapis see simulatsioon koosneb, et peaeesmärk on selles, et tuulik jääks püsima. Praegu see, kes siin seda kokku paneb ainult nagu ujukid põhimõtteliselt ujuvblokkidega. Nagu te näete, seal on roheline, kollane ja see tühi plokk. Talamine, nagu ma ütlesin, on tühi, siis see ülemine on ballast, mis nagu raskus võib esineda ka vastusraskusena või mingi. See roheline on nagu see, mis hõljub, ujub ja nii-öelda raskust saab kanda. Nendest plokkidest, 3 plokkides on võimalik panna mingisugune süsteem. Praegu see meie arendaja pani mingisuguse natuke krutine. Siis ta laseb nagu simuleerida ja nagu nüüd näete, nagu tema süsteem ei püsi, kukub alla tänu sellele, et ta nagu ei mõelnud, ta saab nagu tagasi minna ja proovida veel neid katse-eksitusmeetodil nagu midagi süsteemis muuta. Nüüd ta nagu paneb midagi nagu paremat, niisugust näiteks ja jälle simulatsiooni tegi ja seekord nagu tema süsteem püsib ja ta teenis selle ees, nagu näete siin 10 sekundit on vaja, nagu et ta püsiks. Siis ta teenis selle ees nagu punkte ja see, kes nagu kõige rohkem punkte saab, see nagu pingereas on esimene ja samamoodi nagu see on niisugune avalöök sellele võistlusele. Seal on 3
tasemed. Esimene tase on nagu väga selge ilm, teine on natukene tuuline lainetusega ja kolmas on väga nagu niisugune äike tormiline ilm, kus tuulik peab jääma seisma. Milleks see on vaja? Selleks, et tekitada võimalusel lastele mõtteviisi, et esiteks nagu ujuvvundamendiga tuulik saab seista püsti ka tormilisel ilmul. Teiseks nagu tekitada seda võitlushuvi ja kolmandani nagu tutvuda lihtsalt tehnoloogiaga niimoodi mängides, mitte läbi loengu. Aga muidugi nagu te näete, siin teine etapp on kohe loeng. Et see nagu peale seda, kui nad mängitud saavad, esimene etapp saab mööda, siis online'is viiakse läbi loengu, kui selgitatakse nagu, mida tegelikult nad tegid eelmisel etapil, et miks nagu see, kuidas see mäng seostub füüsikaga, samas nagu läbi seda online'i koolis meeskonnad saavad alustada ehitamist, tuuliku ehitamist, et seda kõike nagu materjalide ja kõike nagu toetus meilt tuleb ja ka nagu see loengute toetus ka, me neid teeme nagu tunni formaadis. Siis lõppkokkuvõttes kolmanda etapina nagu Kuressaares basseinis on olemas niisugune katsetusbassein, saab katsetada neid, siin on näha nagu eelmiste aastate nagu tudengite nagu neid formaatsi, kuidas oli katsetatud, see oli mitte meie bassein, vaid üks Poola bassein nagu, aga umbes samalaadne bassein. Kristjan, kas paar sõna saad öelda selles basseinis ja kuidas see? Et jah, et seal teises etapis me siis kõigepealt natuke räägime suhteliselt lihtsas keeles, et see on kõigil arusaadav, et kuidas sellised suured konstruktsioonid üldse vee peal püsivad ja kuidas nad püsivad seal selliselt, et nad ütleme tuulte ja lainete käes seal ümber ei lähe, nagu seal videos näha oli. Ja see annab siis teatud teoreetilised või arusaamad sellest, et kuidas seda konstruktsiooni ehitada. Et loomulikult teil aluseks on ju see, mis te seal simulatsioonimängus olete teinud, aga nüüd järgmine etapp, kui te saate ka mingi siukse teoreetilise tausta sinna juurde või arusaama, siis ongi selle ujuvtuuliku valmis ehitamine. Me anname teile mingid piirid seal ette, mõõtmete näol peamiselt ja võib-olla ka mingil määral lainete näol, mis me plaanime basseinis genereerida. Ja saadame teile ka siis materjalid selle tuuliku valmis ehitamiseks. Et te need tuulikud reaalselt ehitate valmis enda koolis. Kui need on valmis, siis meie toome või teie toote või me kuidagi ühiselt toome, et Saaremaale meie basseini, paneme need kõik ükshaaval sinna basseini, paneme sinna peale teatud mõõteseadmed, millega me saame mõõta, kui palju need ja kuidas need tuulikud käituvad vee sees ja lainetes, genereerime seal basseinis teatud lained, mõõdame, mis teie tuulik teeb, vaatame, kas see tuulik läheb ümber, äkki ta läheb põhja. Kui ei lähe, püsib püsti, siis vaatame, et kelle tuulik erinevates oludes kõige paremini käitub ja selle põhjal me siis hindamegi seda, et kellest saab siis see võita, kes on suutnud kõige parema tuuliku selle projekti käigus valmis projekteerida. Et jah, see on minu ülevaade sellest asjast kuidagi lühidalt. Jah, tänud Kristjan. Siis põhimõtteliselt selleks, et seda nagu umbes, kuidas me seda näeme lõppkokkuvõttes peale seda, et umbes 30 osalejat, siis umbes finaali jõuavad 3 võistkonda. Ja üks võitja saab olla sellest konkursist ja lõppkokkuvõttes nagu registreerimine lõpeb juba 2 päeva pärast, aga
eks 2 päeva pärast umbes me plaanime registreerimist lõpetada. Ajajoon formaadis ka, et kuidagi tähtaegadest rääkida peale registreerimise lõppu. Me saadame konkursi kutse registreeritud koolidele, kus on juba nagu rohkem sügavam praktiline informatsioon, kuidas konkursi toimumisest. Ja juba 3. märtsil, kui pärast nagu teeme avakohtumine osalejatega veebis. Et samalaadses formaadis, nagu me täna istume. Teeme avakohtumine osalejatega ja see kõik lõpeb 1. aprillil. Kuigi finaali kuupäev me võime liigutada vastavalt sellele, kuidas osalejatel on mugavam. Ja ülejäänud kuupäevad ka nagu on võimalik korrigeerida, see nagu kivisse ei ole rajatud, aga see on meie esmane plaan ja visioon. Auhindades rääkides kindlasti, et me plaanime nagu finalistidele kõikidele anda kingikaartid, võitjale peale kingikaartega suur Lego komplekt ja seda võidutööd on olemas niisugune Kuressaare tänavafestival, kuna Kuressaare ümber plaanitakse väga palju tuuleparke praegu. Me arvame, et on mõistlik ja tegelikult Kuressaare linnaosavanem arvab ka, et on mõistlik nagu lastel ka nagu osa sellest võtta ja näidata seda nagu tänavafestivalil. Niisugune võimalus me korraldame, aga vaatame, kuidas nagu soov lõpuks kujuneb. Et kindlasti nagu osalejatavale koolidele me pakume seminari reaalsetest lahendustest ja inseneeriast. Et kindlasti peaks olema õpetajatele huvitav, võib-olla ka õpilastele selle raames, et saame sellist nagu 45 minutit sisustada nagu ülevaade tulepargist teha. Ja võid sellest tehnoloogiast. Et aga põhimõtteliselt nagu tutvustus ma tegin ära, et nüüd tuleme küsimuste juurde, et kas kõik oli selge, kas tekkisid küsimused? Ma arvan, et suures plaanis on kõik selge, et pilt on ikkagi ees praegu, mis ta on ja mis ta endast kujutab, et eks saab siis lihtsalt vastata edasi minema hakata. Väga hea, siis hakkamegi edasi liikuma. Ma küsin ka ühe küsimuse, ma küsin väga praktilise küsimuse, see viimane 3. etapp, see ühepäevane Kuressaares olemine, et kas, kui pikk see päev on, kui varakult see umbes algab, et kui meie, kui tulijad oleme niivõrd kaugelt, eks ole, siit Tartumaalt Nõost, et siis kas see eeldab seda, et me peaksime juba eelmine päev kohale tulema ja kui pikalt õhtul kestab, et kas me saame õhtul minema või peame veel ühe ööbima ja kuidas sellega on? Mina olen Kuressaarest sageli Elva kandis käinud. Mina ütleks, et oleks väga mõistlik tulla kindlasti eelmisel päeval kohale ja see ära minemisega võib olla ka sama. Et jah, ma arvestaks kindlasti pigem rohkem kui üks päev. Aga kindlasti nagu kui me teame nendest probleemidest ja kindlasti nagu aitame neid lahendada. Et ei jää üksi nagu nendega. Aga siis, et sel juhul, et kas on ka mingisugune nagu majutuse võimalus või me peame selle kuidagi ise leidma, et kuidas sellega on? Transpordi osas nagu kindlasti, aga majutusvõimaluse nagu meil mingil määral nagu ma tean, et TalTechis on midagi nagu olemas. Meil on mõned toad on siin TalTechis, siin samas kolledžis ongi selliste külalisõppejõudude toad, mida saab kasutada
ja kui nendest ei piisa, eks me siis peame siin ümberringi vaatama, et siin Kuressaares sellel ajal kindlasti majutusvõimalusi on väga palju, mida saab kasutada, et ma arvan, selle majutusega me leiame lahenduse. Kindlasti leiame lahenduse. Jah. Aitäh. Jah. Nii, Tõnul oli küsimus registreerimise kohta. Marite, see vist läheb natuke sinule. Mis tasemel liikmed ja nii edasi ja kellele saata? Marite, äkki sina saad saata Tõnule selle kohta siis eraldi kirja? Ja, saadan. Aga üldiselt vist registreerimine praegu oli ju rohkem nagu kooli tasemel, et see ei eeldanud ju, ütleme veel nimesid, kes osalevad, ta oli pigem vist on ju kooli tasemel registreerimine. Ja põhimõtteliselt veebruari alguses saadame nagu registreeritud koolidele, et koolid registreeruvad, siis registreeritud koolidele saadame kutse, kuidas edasi nagu pääseda sellele õpilase tasemele, sest nagu see mäng eeldab, et iga õpilane nagu oma arvutis või kuskil nagu IT-klassis nagu avab arvutis seda ja ise nagu läheb sinna, et nimeliselt selleks, et tekiks nagu mingisugune pingerida või mis nagu nende vahel. Saab ka meeskonda nagu tasemel seda teha, et erinevad võimalused on olemas, aga näitlikustamiseks ja paremini vist oleks, et kui iga õpilane sinna läheks ja selleks nagu ongi need tasemed mõeldud, et alguses koolid registreerime ja siis õpilasi. Aga suured tänud siis, suuremahuliselt siis oleme lõpetanud. Ja kõigile ja minu poolt ka suured tänud ja väga siis loodaksid varsti näha meie basseinis tuulikuid ujutamas. Kindlasti. Ja, head nädalat. Suured tänud. Nägemist. Aitäh, Aitäh, head aega.